On. Või on kinni? Kurat, kinni jäi. Jäi kinni. Las lahti, su kala otsusest võib lahti vaba. Aga võttis. Võttis, vaatame. Ilus võte oli muidu. Oli muidu ilus võte. Aha, tuli lahti. Sul oli õigus. Ma näin kala otsast, pidab lahti see. Aga kala ei ole otsas. No vaat ei ole, sest võib lahti. Seda küll. Et iga kord, kui kinni jääb, ei ole mõtet hakata kakkuma, et... Jah. Aga ilus võte oli. Ilus võte oli. On keegi nagu õnnad katsuvaga. Nii, lajatan sisse siis selle. Oi, laeti ikka, jah? Nii. Sa võttagi suund, vaata see. Kuust meil seal taga, põpsadik taga. Selle peal viskad jah, ma praegu. Mina viskan sinna. Jah, okei. Mingi siht peab olla, mille peal viskad. Ja. Siis nagu head parajad vahet sisse. Okei. Juurde siis midagi saad, et ühe sai. Nii, mis me siin oleme olnud? Mõnikend minutit ja 2 ilusat vimba on käes juba. Elu esimesed vimmad, 2 tükki tonkaga. Ma ei ole ju kunagi neid püüdnud esiteks. Talvel mõned olen sikuskiga saanud Pärnu jõe pealt. Väga ilus, eht. Ja ilmal ei ole häda ka midagi. Vahepeal tuli lund ja lörtsi ja et ilus olla. Minule sobib. Kurat, ilus võte oli, jah. Ilus võte oli. Aga noh. Nii huvitav, et võtab juba. Jah. Ei, minul igav ei ole. Minul igav ei ole. Mul on elu esimesed tonka viimad sumbas, nii et ma olen juba rahul. On jah? Vastupanu annab. Vahepeal nagu jääb kinni, seal on jah, see mingi põnda. Teine õnge on ka sul sees. Vaatame. Peas, et teise õnge kaasa ei kaku. Täitsa viisakas, õne? Täitsa viisakas. Täitsa viisakas vimb, jah. Nii. No, hopsti. Ilus. Elu 3. vimb nüüd. Tonkaga. Võttis ilusti, jah? Sul on nii kange latt, et te näite ära, kurat. Jaa, on ilus. Väga hästi. Kas sa just vahetasid tal seda krevetti ka või? Ahah. Nagu Heino ütles, krevett peab olema punasel vaival. On ju noh? Jaa. Krevetid. Mis on soomelast, soomelainen või? Räkkoror. No jah. No, vänta sisse. Ma ei tea, algus nagu tundus, nüüd läks kergeks või siis ujub kaasa, jah? Võib ujuda, jah. On ikka õnge kodus pingel. On ikka? Oi kui ilus, oi kui ilus. Ai kui ilus. Aga nendel vimmadel on ka mingid vahed, et mingi toomingvimm ja mingi konnavimb. See on kollakas. Joo. Nende juurde. Ja ma just mõtlengi, osad on oransikad siuksed. Nii et vaikselt kogub. Vaikselt kogub. Jess. Väga hea. Paneme talle uue sööda otsa.
vaatasin silmanurgas, nagu oleks midagi olnud. Nii. Paneme talle uue krevetka otsa ja läheb andmiseks. Nii. Vaatame siis, mis saab. Paneme sinna toominga peale, nagu öeldakse. See läks ilusti. Kohe maasikas tordile. Nokkis siuke nimelikult. Nüüd jälle, nagu läheb kergeks, aga nagu ennemgi ujus kaasa. Aga ei ole, aga oli otsas, kohe kindlasti oli otsas. Oli otsas, läks ära. Vaatame, palju on seda. Ilusad. Oi, ilus. Super. Kurat, läks ära. Jah, mul oli ka otsas, ilusti võttis, nägid jah? Korraga võttis. Seal on nad ju parvedega, jah? Kella 2. Räägin, hakkab liikuma. Ei, otsas on. Mul ujus siis järgi, ma mõtlesin, läks ära, tahtsin kaamera kinni panna. On jah, otsas? Jah. Kurat ja ilus. Põngeras. Nüüd kukkus ära. Oi, nüüd kukkus ära, jah. Kurat. Oma tõige ajal. Jah. Nii, kohe saab. Ma juba mõtlesin kõik, et jah, aga õnneks ei. Tundus nagu. Jule ilusad on. Jule ilusad. Nii, paneme sinna uue krevetka otsa, nagu Heino ütles, krevetka, siis on krevetka, aga mina ei saa midagi selle kohta öelda. Paneme uue krevetka otsa. Julmalt torkis, nägid jah? Ega korralikult, tükk aega. Jah, siuke kuri oli kohe, et anna siia. Jah. Süstijad lähevad. Meie nii kaua väntame siia jämedama liini peale, kuna mul oli ennem kohapüügiks peenem liin, sest seal on ju paadis püük ja raskused on kergemad ja ei ole nii jämedat vaja, aga siin kurat on ju randid ja kivid ja värgid ja kurat mitmest rakendusest juba ilma jäänud, et siin ei saa ja siin ei saa. Palju seal on veel? Mul on põhimõtteliselt täis juba. Ai, kui hästi. Nii hästi võtsin alt ära. Väga hea. Korras ehitame siis uue rakenduse peale nüüd jämedamale liinile. Nii, ma võtan kaamera. Sina proovi venitada. Saaks veest mõne. Midagi siin kuradi mätraga kõmmi ja taustas. Oi, just kõmmi. Tundub päris korralik kala lähevad. Ilus. On küll ilus. Mine pekk, jah. Oota, ole siin näita. Keera küljele, kala küljele. Oota veel küljega, et ma näen teda külge. Oota, on kohtust või? On tõesti. Korralik jõsikad. Taga, jah? Ilus poiss. Jälle. Mina Heino arvan, ta ei ole poiss. Ta on mammi. Oi. Sulle meeldib, jah? See ongi see kaip.
see oli põhiasi selle asja juures. Ilus, ilus, ongi ilus. Oi kui ilus, vaata. Opa! Oi kui ilus maastik. Võimas, ilus, suur jah. Konkreetne võtt, laks aksa tagana. Aine. Ei ole mingit mängimist. Ei ole mingit mängimist. Absoluutselt õige vastus. Pean ka vist enda rakenduse üle vaatama. Siin enne tõmbles. Aga ei mida. Sinnapoole natukene. Küll ma vaatan selle. See enne kangutas. Kaks ilust ikka päris jõusikad on. Vaatame, mis ta teeb. Vaadata või mitte vaadata? Ja, siin on see lusikatina ja siis siuke tunne nagu... Seda või? Tuli pulk on nagu näiteks. Ei, las ta praegust olla. Siin on lusikatina. Kord ma kardan, et äkki mul on natukene see... See lühemaks. Selle, jah. Ma teen selle kohe seon ümber, jah. Seon kohe ümber. Ma viskan selle ka üle ja ma kardan, et see tina... Seda ikka nokkerdatakse keegi. Et tina on mul... See ei ole see, Tinatamiil on natukene pikk. No selle... Palju peale? Tinatamiil on pikk. Mis? Tinalipsutamiil on pikk, et ma teen lühemaks. Jah. Nii, mis ta siin mul on teinud? Kui ta üldse midagi teinud. Kõik on ilus, ei ole midagi teinud. Ei ole, jah? Ei ole otsas ei ole midagi. Ei ole, jah? No viimbe nokki niimoodi, natuke pikalt on nokki, tekeldasse. Nüüd on ära kaotab seda liitik. Kaks ilukset külge paneme kolistama. Nüüd on ilusti puu peale, kui sinna põõsasse läks. Jah. Mul on vist... Kurat, mul on ikka kala otsas. Ma võtsin, mul kukkus rakendus peale sisse viskamisega ja siis ta hakkas õnksima. Kurat, ma kohe vaatan. Minu meelest on kala otsas. Ei, kurat, ikka kala otsas on. Ei no. Jaa. Ilus. Ui. Oi kui kena. Oi kui kena. Oh, vaadake, kuidas tal see moll välja ulatub. Oota, suuse suuda laama. Täitsa lõpp. Nüüd kujuta ette, kuidas ta võtab. Oi kui ilus. Oi kui ilus. Korras, näe, ma viskasin ju selle sisse. Ja nagu sisse viskasin, siis see kohe hüppema hakkas. Ma ütlesin, kurat, viskasin vist peale. Jah, et... Ei jäänud, jah? Ilus tuleb lõnki nagu peale. Nüüd otsa ei võta. Nohkib ära mingi nohku. Jah, näe, oi kui ilusti vajutas. Oi kui ilusti vajutas, Heino. Peaasi, et sul närvid korras oleks. Silmakunn läks oleks, siis ei oleks kurat küll närviline olnud. Persse ülva ei saa, kurat, no juba võttis ära. No. Rabeleb. Just väntasime sisse ja läks ära. Vana kurat, läks ära, oli otsas, läks ära. Läks ära. Kurb. Midagi teha. Jah. Kurat, teine ka. Aga siin on otsa sellest. Üks läks ära, teisel kargas otsa. Jah. Jah, nüüd nad käivad. On jah? Väikse ilus kala. Just, oi kui ilus.
oi, kui paksukene. Jõle ilusad, suured, võimsad, paksud, ilusat värvi. On või? Kurat, siin praegust lähima veerand tunniga on asi hulluks läinud teino. Nagu see laulus oli, tõstan käed ja annan alla. Sööta vaja, sööda topsu, tee platsi siia. Tahate see õnge ära viia? Ei otka? Jaa. Nüüd on see õng, millele kogu aeg võttis, aga otsa jäänud see lusikatinaga. Tegin just eemalt pilte ja järsku vaatan, kargab. Nii ongi õige, nii ongi õige. Otsa. Tahtis õnge jah ära viia. Tahtis õnge ära viia. Konk käib, on tagana. Ikka kuidagi imelikult tuleb. Ei olegi. On ikka. On. Ilus. Oi, kui ilus. Oi, kui võimas, suur. Oi, kui ilus. Ma ütlen, tahtis õnge mult ära viia. Hänks. Ilus. Kurat, tulin päris pika maa pealt ja vaatan, õng kargab puki peal. Juba tükk aega oli sees, mõtlesin, teen pillid ära ja tulen, viskan ümber. Oi, kui ilus. Oi, kui ilus. Nii. Siin juba üks asi hulluks vahepeal. Siis nii klassikaline võtt nagu oli. Võttis ja jättis niuke nagu lönti. Jaa. Aga muidu kurat. Ja sul ka? Torgib ja... Torgib ja ei jäänud otsa, jah? Nii iluti pannud. Okei. See ei olnud vimbares, ma arvan. Särg või? Ta tulegi kahte klokist. Tuleb. Ikka ilus. Ai, kui ilusad. Ai, kui ilusad. Muusika mängib, loodus, kõik on ilusas. Ai, kui ilus. Jess. Ilus on olla. Lumetormi, tuisku, tuult. Mida ta ainult ei lubanud, kõiki asju. No läheb jah. Ei tea jah. Ja kala ka veel võtab. Oi kurat. Mida veel tahta? Paneme ühe värskendatud krevetka otsa, nagu Eino ütleb neile, krevetka. Jah. Nii. Oi, kui ilus ollaan. Oi, kui ilus ollaan. Jah. Nii. Väntan nüüd sisse. Väntan sisse. Taga. Kurat, kinni ujus. Anna vähe järgi. Kurat, ujus kinni. On ikka. Jaa. Või läks nüüd ära? Ei ole. Tuleb ikka või läks ära? Ei on.
vaenusta pergi. Oi kui ilusad. Oi kui ilusad. Nii. Korraks tahtis jälle sinna kinni ujuda, et mul enne uju. Aga vist läks nüüd lahti. Ei, ikka on. Läks ära. Läks ära. Läks ära. Kurat, küll oli otsas. Ja korraks nagu ujusin kinni. Mingi metas mingi asi on seal. Mingi rant, jah. Nüüd läks külla või? Ei, just on nii veel erisega taas. On viilu jah. Õnneks. Üks käib. Mingi koht korraks läheb seal raskeks. Mitu kala on selle pärast ära läinud, praegu on otsas. Oi kui ilus. Ilus vimb. Sellel on natukene lips pikem. Ei tea. Ei läinud. Ei, ilus on. Sai siis elu esimesele viimapüügile, tonkapüügile tuldud. Pole veel enne sellist püüki mina teinud. Vimba olen saanud talvel jõe pealt, Pärnu jõe pealt, Sikuskiga. Aga niimoodi, et spetsiaalselt tulla püüdma tonkadega, krevetiga, see on mul esimest korda. Tänud Einole, kes mind kaasa võttis. Sest täna lubas tegelikult ikka päris päti ilma, lund ja tuisku ja värki ja isegi kohale jõudsime, oligi see mingisugune ilmakene olemas nagu lubatud, aga õnneks pool tundi ja oli seal läbi ja nüüd, mis ma siin olen olnud, mingi 6 tundi, 7 tundi oleme olnud. Me hommikul kohe vara ei tulnud, sest me ei teadnud, meil on kokkulepet, et me üldse tuleme. Ma lihtsalt lambist võtsin, helistasin Einole, ma teadsin, et ta käib vimba püüdmas. Küsisin, kas ta käis või on ta täna, aga ta ütles, et ta ei ole täna kalal, et ta alles kodus magab. Ja siis saigi kiirelt kokku räägitud minek, siis on minek, lähme proovime ja mingi enne lõunat nõks olime siin ja nüüd on õhtu 6-7 on kell käes ja hakkame vist lõpetama. Mingi 10
või isegi peale, mis 10, kümmekond oli enne, ma arvan, mul on üks 4-15 vimba. Elu esimesed tonkavimmad. Täitsa ilusad. Ilusad tonkavimmad. Vaatame, mis mul seal sumbas näitab. Eino läks veel tegema sinnapoole veel lõpupüüke. On ilusad kalad, on. No, vaata kui ilus. Ühesõnaga, pärast loen ära, aga siin on mingi 15 tükki isegi. 15 tükki. Pidime viimase kalani veel tegema, aga nüüd on juba selle viimase kalani nagu tavaliselt on, et 3 viimast, siis nad jäävadki. No vaatame 1,5 tundi maksimum veel, aga aitab küll. Äkki see kala on käes, nagu ma soovisin. Ütlesin, et saaks 8-10 kala, siis olen nii rahul, aga mul on seal üks 15 või isegi rohkem, eks pärast selgub, üle loeb. Ühesõnaga ilus. Eht. Ilus oli, vaatame. Aba. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tükki. 14. Huvi pärast tahan vaadata, palju see vimmakaal on. Vaatame huvi pärast, mis nad siin kaaluvad. Mis need vimmakesed kaaluvad? Sa ei ole kunagi kaalunud, Eino? Ei, niimoodi ei ole, aga ühe kaalu, see on kogu kaalu ära. Üle 500 grammi on keskmine kaalne. 560 grammi. 560 grammi. See on ka mingi 500 grammi. See on ka 500, jah. Pool kilo peale. Nii. Ilus kanal, ei ole väike. Selge, ma teen mõned pildid ka nüüd nendest. Panen nad kuhugile. Hakkan kokku. Nii, alustame. Proovime siis fileerida vimba. Ega ma muud moodi ei oskagi kalu fileerida, kui ma olen neid ahvenad fileerinud. Vaatan, kas selle samase meetodiga saab ka neid teha. Ta muidugi on pehme liha poolest, kui on ahven. Ja teda ikka annab ikka siin ka terava noaga minu jaoks jagu saada. Ühesõnaga, et ma nüüd teile mingi eeskuju ei ole, aga ma lihtsalt näitan, et mida nagu vimmast või kuidas see võiks välja käia, näha. Nii, kõigepealt siis lõikame siit ühe külje ära. No pärast selle marja saab eemaldada, siis kui hakkame päris naha küljest fileed ära võtma. Nii, ja siis võtame teise küljest. Teise küljest võtame ka külje maha, mööda selgroogu proovime. Ega see muidugi kõige mõnusam operatsioon ei ole. Kurat, näe. Kõige mõnusam operatsioon ei ole, jah. No vaatame.
võib-olla ma teen midagi valesti, ma arvan, ma kohe kindlasti teen midagi valesti, et saab ka kergemini, aga noh, niimoodi ta mul käib praegu. Nii. Ja see siis läheb siia. Nii. Püüime vähe puhtamaks selle lauakese. Nii. Ja nüüd proovime siis siit need luud ära eemaldada ja saada kätte filee. Etteruttavalt mainin ära ka, et miks ma seda teen. Sellepärast, et ma soovin saada sellest kalast materjali häkise tegemiseks. Ehk siis soolakala häkis või mis iganes. Kuidas keegi seda tahab nimetada. Nii. Nii. Ega jah. Ahvenal tuleb see kuidagi kergemalt, vähemalt minu jaoks. Nii, võib-olla nuga tahab vahepeal jälle teritamist saada, aga nuga peab olema terav, jah. Nii, selgroog ära. Katsun. Mina siit luud enam ei tulnud. Nüüd võtame siit otsas kinni kahvliga ja lõikame selle filee siit ära. Lõikame selle filee ära. Nii, ja saimegi ilusa puhta filee tüki. Vot nii. See läheb siis hiljem meil soola. Ja ilus. Nahk läheb sinna ja võtame siit, võtame ka teiselt veel. Nii, vaatame veel kord. Proovime noa siia võimalikult luudele lähedale saada. Nii. Nii. Eks muidugi, mida rohkem sa neid fileerid, seda paremaks see töötlusviis läheb. Nii. Ja nüüd siis, jah, võtame talt siit jällegi naha pealt filee maha. Nii. Ja nii ongi. No põhimõttest te saite aru, kuidas. Ja kõigepealt küljed maha, luud ära ja siis filee käes. Ja niimoodi see umbes käibki. Nii, mina vahepeal teritan jälle noad ära ja lõigun ühe portsu. Mis portsu? No ühesõnaga lõigun kõik küljed kõigepealt. Minu protsess ongi nii, et kõigepealt võtan kaladelt, ma toon kalad siia ka. Minu protsess käibki nii, et kõigepealt võtan kaladel siis küljed maha mõlemalt poolt siia hunnikusse nii-öelda. Ja kui see protsess on tehtud, siis hakkan neilt eemaldama siis neid luusi siin lihases. Nii, ja kui see luu on siit meil nüüd eemaldatud, niipidi hoopis on kergem, paneb nii. Luu on eemaldatud, siis võtame talt naha pealt ilusti. Tegelikult seal lõpetusel öeldakse, et saagid ei tohi, peab lükkama. No, ma lükkangi. Siit poolt tuli täitsa hästi. Nii, ja ongi ilus fileetükk käes. Etteruttavalt, nagu ma jälle mainin, mis läheb hiljem mul soola, et saaks teha soolavimba, äkist, mis iganes. Kuidas kellegi mingi maitsevärk on. Nüüd võime noole selle viimase lihvi ära anda ja siis võime hakata jälle taas fileerima. Lõikab ilusti. Puhas. Jah, nii, korras sobib meile see. Sobib see küll. Nii. Nii, nüüd on siis saanud kõik kalad küljed maha.
ehk siis nüüd siis võib hakata seda viimast etappi tegema, nagu ma ütlesin, mul on oma järjekord. Et võtame külgede pealt, eemaldame need luud, proovime noa ajada küllaltki luudele lähedale ja siis ta peaks siit ise nende alt läbi liuglema. Noa muidugi ma nüüd eelnevalt jällegi teritasin. Nuga peab olema ikka nõelterav, siis me saame väga tublisti toimetada. Läheb vähem kadu. Nii. Nüüd ma keeran endale käe järgi ta paika. Saba otsa peale lükkame kahvi sisse, et ta ei livistuks, kui me hakkame lükkama. Ja nüüd lükkame. Nuga peaks põhimõtteliselt liuglema. Vaatame. Nii. Nuga liugleb, aha. Siit ikkagi me nuga vaata, et kui nuga vähe suurema kaldal lükata, siis ta ikka lõikab sisse, ta peab sükene tunde järgi. Siia näiteks jäi mul praegust, jäi nahka külge, selle lõikame ära. Et peab ikka nagu liuglema ja paraja nurga all, kui terava nurga all, siis juba lõikab sisse, sest nuga on ikka päris terav. Nii, ja ongi järjekordne ilus fileetükk käes. Nii, ja siin ei olegi enam midagi. Filee on tehtud. Ja aga siin ei jäägi muud, kui nüüd hakata valmistama tast hea tõrku. Ehk siis nagu mina ütlesin, mina teen temast häkis ja sinna sisse, mis siin ikka käivad. Pipar, sool, suhkur, sidrun, kes mida tahab panna. Vaat selline siis oli selle viima fileerimine ja käitlemine.